asjalikud rääkijad. Asjalikud rääkijad, äkki jääb. See on hea. Nii, tere, mis asja, ma olen nagu Albiino selle kaameraga. Aga nii, tere, asjalikud kuulajad olid, jah. Pole ma teinud seda värki, aga noh, nagu näete, pole treileris enam, majas, aga ma olen üksi, kuna noh, nagu näete, patšid on suurenenud, aga liikmed on vähenenud, sellepärast, et ma panin kõik ära rotti ja ostsin maja endale. Nüüd ma olen üksi seda contenti. Ma tegin nalja, aga eks ole järv. Järve pole täna. Jah, Pets ma tegin, no Pets tegi kunagi all, aga pole rotti pannud, igatahes. Pole midagi rotti pannud, aga täna ma teen üksi siis, kuna teised ei vitsi. Ma arvan, see on möödus, ma ei tea tegelikult. Aga alustame, mis ma räägin pidin üldse, ma ei mäletagi väga. Kuradi, see Eurovisioon oli vahepeal, räägime sellest. Väga vaatanud tegelikult. Meil on see kuradi, mõned laulud olid seal see, mõned riigid, kõik euroriigid olid tegelikult. Ma ei tea, järv räägib järgmine podcast teine, ma olen seda 5 miinust vaata, seda kuradi atsa värki. Nagu see tants, noh. See 5 miinust, see on puulub ja 5 miinust, see on hea laul, vaata. No ma ei tea, ma pole teisi väga kuulanud, aga ma ei tea, sita niikuinii, ma ei tea, kogu aeg on olnud sama laul kõik, üks ja sama värk. See üks oli, ma ei tea, 5 miinust või peaks ära võitma, aga tegelikult vist võitnud. Kes see üldse? Võit Google'dan korra, ma ei tea mitte midagi selle kohta. Ma näen ka nende prillidega. Nemo, mis Nemo? Sveits võitis. Ma olen kuulnud seda Sveitsi laulu. Vaata, ma tulen ka tagasi. Ma kuulan ära laulu, siis ütlen teile, mis ma arvan sellest. Klapid pähe ja kohe tulen tagasi. Reklaamipaus tuleb nüüd. Võtsin 80. Ma ei vitsi kuulata seda rohkem. Ma olen 40 sekki kuulanud seda sama pask, mis kogu aeg. Vaata, panen kerima veits. Vend jookseb laval, see on küll uus värk. Meil on üks ja sama laul kogu aeg, vaata, kes see 2023 võitis, vaata. Jah, reklaamipaus tagasi ka, laulnud meeldis. Vahepeal meeldis teil väga. Kes see võitis 2023, vaatame. Noh, keegi võitnud või? Sweden, muidugi Sweden, kogu aeg veedavad. Appu aeg see oli hea, see mulle meeldis isegi. Paneme seal Waterloo, see on hea värk, mingi pask siin, kes viitsib kuulata seda. Sama värk, 5 miinusteks peame võitma, see on õige laul. Teised on kõik üks ja sama värk, 5 miinust tegi Eesti keele õige laulu, uue laulu. Nii, Loreen, Sweden 2023, Eurovisioon. No on, issand jumal. Kas ta paljas või? Ei ole ega. Kim Kardashian sinna. No see on sama laul. See on sama laul lihtsalt ühte naine. See on sama laul lihtsalt ühte laulab hetero. Mida? Ma ei tea rääkida, ma ei oska rääkida. Oota. Oi jummal, 280 000 dislike'i, no midagi on. Mõtet laul. Vaata, palju selle Sveitsil on. Sveitsil.
see on 144 000, no mis ma arvan, see on vist sobitub kõige. aga mis ma öelda tahtsin, jah, sama laul, lihtsalt teine riik ja Rootsi oma laulab hetero naine ja Šveits oma gei mees, muud vahet ei ole. jah, riied on ka enam-vähem teised, üksel on oranž, teisel on beežikas, ma ei tea, no ma ei viitsi rääkida, see on mõttetu teema. Järve räägib teil, ta teab sellest ka midagi. jah, see üks vend ka, see Europop, see oli okei laul isegi, seda kannatas kuulda, see oli nagu mitte just 5 miinusele veel, aga okei. oota, ma viitsin kõrvakad hoida siin peas. jah, nii. ja üks vend visast välja, disklahvi sai. Ma ei tea, ma kuulsin midagi, sai andis peksa kellelegi vist, ma ei tea, kas see kindel on ka, nagu ma ei ütle, et on. aga kuulavasti, ilmselt, võib-olla, mitte ilmselt, sorry mees, võib-olla andis peksa kellegile, kuna rääkis vist pahasti pere kohta, ma ei tea. ma pole nii kursis, no ma pole üldse kursis tegelikult, nagu te näete. aga laul oli okei, nii, no ma ei tea, kui naisi veksad, siis vähemalt teed normi laule. okei, see on nii. nagu näete, siis me ei peksa naisi, kuna meil on halvad laulud. aga rääkides, mis okei, nii, järg kirjutas. igatahes, rääkides, millest me räägime? naiste, ei, no igatahes, oli piif kahe räppari vahel vahepeal. Kendrick Lamar ja Drake oli, vait, kellelt kirjutas siin. pane kinni. kus ma, kurat, ma olen nii vana, ma ei oska isegi Discordi müüti panna, vaata. kui ma panen selle võt nii, do not disturb väga hästi. Sorry, ma siin üksi väga ei oska. mitmeki siin parem vist. kus me, Kendrick Lamar versus Drake oli beef vahepeal. mulle Drake väga niikuinii ei meeldi, noh, miidartist oli, aga nüüd tuleb välja, et vend tõmbab PDF faile alla ka ja talle väga meeldib PDF failid, eriti siuksed uuemad, mitte 18 aastat ja rohkem PDF failid. jah, siuksed noh, vanad, noh, mitte vanad, sorry. jah, nooremad siuksed, üle 18 aasta, siis ta ei saa avada neid. ja noh, distrackil ka halvad. Need olid väga halvad. noh, see Family Matters oli norm. ja Kendricku dissid olid straight fire värk, noh. ja laul on hea, kõik laulud on, Kendrickul kõik laulud head. Kendrick on nii laulu. aga tegelikult see algas 11 aastat tagasi, Kendrick vist ütles, et Rick on halvem kui tema, kõigil ütles seda vist. Controlis, jah, Control ka väga feature Kendrickule, nii. ja siis jah, siis Drake 11 aastat hiljem on väga kuri, aga enam vist ei ole väga kuri, kuna nüüd ilmselt on, kuna karjääri pole enam, PDF faile tõmbas liiga palju alla ja mitte siuksed uusi PDF faile. jah, aga rääkides PDF failidest, siis meil tuleb uus laul, ei me tegelikult ei ole, ma loodan, mina ei ole vähemalt enda, ma loodan ka, või mitte ma loodan, ma ei ole PDF fail ja ma loodan, et teised ka pole, ma arvan, ilmselt ei ole. jah, aga rääkides tulevikust, mis meil laul, ilmselt ma praegu selle podcasti ajaks on see väljas juba, võtsin 80-st. ma laulan enamalt, teised väga tegid refreeni. see ei ole 80, nüüd mesi. vaata, miks mul nekk peas on jälle. nii, pole vaja. jah, võtsin 80-st, see on mängir laul, mulle isegi meeldib. noh, ma laulsin tegelikult, beat on ka kõik, Järv tegi õiget värki ja laul on väga hea, minge kuulake kohe. Rink on seal all,
kirjelduses nagu Pets ütleb, mitte description'is, seda ei saa maininud siin. Ja tuleviks, mis me veel on? Suvel on mingi, ma ei tea, kuulsime Disculture'ist ja no siuksed e-podcast'id, vaata. Ma olen siin e-vend praegu, üksi ainult praegu, aga tuleb varsti kolmekesi ka. Nagu vaata, ma olen siin keskel, vaata. Discordi kõne. Siis järv on siinpool. Vaata, mulle paremal, siis teil on vist vasakul. Ei, teil on ka paremal. Vaata, ei, mulle vasakul, teil paremal, vaata. Mer on paremal ja Pets on vasakul teile, mulle paremal. Ja siis on vaata, content tuleb kogu aeg. Minecraft server ka, SMP, see, oota, kus see on, SMP. Minecraft. See mäng, vaata, see, tead küll. Jah, see mäng. Sinna tuleb contenti, pullvärk. Pets teeb servud vist praegu, ma ei tea ka. Aga te saate ka tulla vist mõned fännid, ma ei tea täpselt. Varsti saab rohkem teada, paneme Instas, paneme TikTok, paneme YouTube'si, paneme igale poole. Jah, mis me suvi, oota, kus ma jäin nüüd? Ma ei oska üksi teha. Võt, ei. See on tulevik põhimõtteliselt. Content tuleb kogu aeg. Ja üksik podcast tuleb kogu järv teeb ilmselt midagi. See, kes see on see? Oota, mul on Petsi nimi on. Jah, Pett, täpselt. Ja Pets teeb ka võib-olla, ja tegelikult Pets ilmselt ta ei käi kunagi kohal. Veel on käib üksi kohal. Ta ei viitsi teha. Laule ilmselt väga ei tule. Ma ei tea, keegi üldse taha neid. Ja need on juba teha. Jah. Võib-olla tuleb ka. Ma ei tea. Sõnu on päris palju eelmis. Aga midagi muud ei ole. Aga jah, content tuleb reid. Andke teidki sinna alla jälle. Ja igal pool on võtti TikTok Instasse igal pool panna. Oota, mis mul veel... nii. Jah. Poliitika. Kaja Kallas tõstis selle makse. Elumaks tuli peale. Kui elad tahad, siis Kaja Kallasele iga kuu 10 tonni. Ja kui Kaja Kallas pani selle ütles ka, et kui oled kodutu või 10 tonni pole, siis sul pole mõtet elada niikuinii, nii et siis läheme hukkamisele. Killotiinid kõik on Vabaduse väljakul valmis pandud juba. Ja siis Kaja Kallas isiklikult ootab teid vaeseid. Need ei ole minu sõnad, need on proua Kallase ja teiste Reformierakonna liikmete jutud. Varsti tuleb veel hingamisemaks, millele te saate ka tagastuse iga veebruar, kuna veebruarikuu on kõige lühem ja siis inimesed hingavad vähem, nii et te saate, mis kõige pikem kuu on, ma ei tea, septembrikuu saate tagasi, septembri hingamise, nii et september hingame tasuta ja veebruaris saate septembri eest hingata. Jah, mis mul veel oli rääkida teile, ma ei tea isegi, 5 minti on vähe või on palju, ma ei tea ka. See jah, käime tulnuks 2 vaatust, see parim film, õige värk. Pulli sai, Vallis tuli tagasi. Vallis oli meil Districts ka, aga ärge vaadake, seda on jube. Vallis on pull, kõik pulli sai, minge kohe vaadake, parim film, mitte Eestis üldse, üleüldse, parim film. Ärge seda Eurovisiooni vaadake, minge Tulnukat vaatama. Tulnukas 3 tuleb homme. Ma ei tea, ei tule ju, aga võiks tulla. Mis on mäin, üks ei saa hakkama, üks kassi ära. Ma ei tea, üks on tundin, üksi. Mul pole üldse teema, mul üldse valmist midagi pole. Oota, te panite Instasse meile, mis mulle ka. Mis me võiks teha, oota ka vaatama. Teeme telefoni lahti.
Nii, oota, meil kirjutati ka oota, ma hakkasin liikima peaaegu, aga jah, kuulsustega, discgolfi kuulsustega värki, võib-olla tuleb suur event, ilmselt ei tule, ma ei tea, aga vaatame, võib tulla. Mis meil on siin siis? Rwanda genotsiid ei ole naljakas asi, aga okei, see on huvitav teema jah, tõesti. Rwanda genotsiid on väga kurb teema. Põhimõtteliselt toimus 1994 aasta aprillis 2. nädalast kuni 3. nädalani, umbes 100 päeva Rwanda vabariigis, ja sellel on eri põhjuseid: sisemispinge, välismõjud ja psühholoogilised tegurid, mille koos me viis tapvad alguteni ja miljon inimest umbes kaotas enda elud ja pead ja kõik siuksed organid. See on siis umbes 5-10% kogu elanikkonnast. See põhiliselt tapeti etnilist vähemust tutsisid. Mis asja, oota. Tutsid on rahvas Kesk-Aafrikas, peamiselt Rwandas ja Burundis. Okei, no tutsisid tapeti siis, jah. Et ärge minge sinna, kui tutsid olete. Ja 1994 aastal, kui president mis ma vene aktsendi Habyarimana läheb nii, lennuk tulistati alla, kees konfliktne olukord riigis üle ning relvastatud hutud ründasid tutsidest tsiviilid, on ka mingi rassi tsiviilisikuid. Valimatult tapeti mehi, naisi ja lapsi, pööranud seda kurjuse hävitamisega juures, mis see elati mulle ühte teist meest meelde. Vaid 3 kuuga tapeti 8000 Rwandast ja saa üle miljoni lennemi. No vaat pane. 75% tutsidest, vähemusrahvusest. Ja, noh. Põhimõtteliselt nii oli. Kas meil arvamus on, ma ei saa väga arvamust anda, ei pidanud arvamust anda. Jah, see on väga kurb teema, väga kurb värk. Eurovisioon, sellest me rääkisime, tulevik, sellest me rääkisime, suvi tuleb see aasta väga päikseline, keskmiselt 20, üle 20 kraadi, päike paistab, väike võimalus lund tuleb, vihma sajab ka ilmselt vahepeal. Vaatame ilmaneed. Saad sa ilmaneed suvet, ma ei usu. Edes järgmine laupäev on 20 kraadi, 11, kus ma loen seda? Kas ilmaneed kasutada? Okei, see on huvitav info. Täna toimus päiksetõus kell 5:07 hommikul ja päikseloojang toimub tunni ja 46 minuti pärast, ehk siis 21:46. Kuuloojang, arvake ära, mis kuu praegu on? Kasvav pool kuu, siis kuu kasvav, kui teadnud. Ja kuuloojang on 3:24 öösel ja kuu tõus on natuke hiljem, 8:45. Võib-olla seda näete siin, ma ei tea. Ma ei viitsiks vaadata, aga äkki näete, mõned hommikul. Ja siis on õietolm praegu on mõõdukas seisundis, jooksmiseks suurepärane, minge jooksma. Raskused sõitmisel ei ole, nii et võisid sõitma ka minna, ma ei tea, minge jookske ja sõitke samal ajal, ma ei tea, mis toimub. Nii. Praegu on siis 16 kraadi ja tundub ka nagu 16, kusjuures. Ma ei tea, kuidas nad teavad seda üldse, kuidas tundub, ma ei tea, kas nad saadab mingi venna õuele, palju tundub. Kuule, siuke -50 on praegu, no. Nii. Edes saadavad selle venna õuele, mis -. Ütler.
53%, tuul 8 kilomeetrit tunnis, norm, kasvupunkt 6 kraadi, rõhk 1020 MB, mis MB on? Ma ei tea, mingi barri või? Ma ei tea, vahet pole. Ja näete pea 10 kilomeetrit, nähtavus on 9,66 kilomeetrit. Ja mis siin veel on siis? Üks on veel, universumi ilu. Kus ma räägin sellest siis? Universum, väga suur värk. Kõige suurem asi universumis on universum, kusjuures kui te teadsite. Universum on pikk, mitte väga paks, tegelikult väga paks, aga mitte rasvane. Ja lõpmatu kusjuures. Ma arvan, ma ei tea, me oleme universumis.